Ja oleme järgmise protsessi juures, kus biosüsi hakkab valmis saama. Ja natukene näitan teile, et kuidas, millisel viisil nüüd seda biosütt siis õieti teha. Täna tuul keerab, et siin ajab silmad vesiseks, aga no mis siis sellest. Biosööga on siis niiviisi, et hästi sobivad muidugi põõsaste oksad ja mis sa oled harvendanud ja õunapuude ja ühesõnaga lehtpuu sobib alati kõige paremini, kui sa tahad seda taimedele ja mulda tagasi viia. Okaspuust võib ka teha ja võib-olla okaspuust siis sellist võib-olla pigem isegi tuhka või kindlasti sellist biosütt, mida sa paned siis komposti kuhja, et võib-olla, et ta seal siis kõduneb kõik need vaigud ja mis muidu, kui vaik laguneb, siis ta võib pärssida taimede kasvu ja nii edasi, et üldiselt nagu ei soovitata aias siis peenardesse panna okaspuu tuhka ja ma arvan, et see biosüsi käib sinna sama teema alla. Aga ma seda nii väga täpselt viimasel ajal ei ole nagu ise uurinud või lugenud kuskilt, aga võib-olla varsti saan teada. Ühesõnaga, tuleks alustada siis jämedamatest. Mul on siin mõned sellised kuivanud rondid, eks ju, et sellistest sõltub nagu kui jämedad ja millised oksad sul üldse on, aga näiteks, et kui see on kõige jämedam oks, mis sul on, et sellistest siis sa peaksid alustama oma biose tegemist. Et sa peaksid ära sorteerima kogu oma oksa hunniku ja näiteks kui on siis sellised juba kõdnenud näiteks marjapõõsaste vanad toed ja mis on hakanud murduma ja sa vaatad, et seda enam uuesti kasutada ei saa, siis sobibki jällegi hästi biosöö tegemiseks. Ja siis alustad oma biosöö protsessi just kõige jämedamast materjalist, mis sul täna tegemiseks on. Ja kui need jämedad on ära põletatud, siis paned järjest peenemaid ja sellised head käärid on siis, millega sa saad neid oksi lühikeseks teha. Ja mul on selline hästi mõnus väike tünn, mida on just hea oma aias kasutada. Ka suvisel ajal võib-olla koguda siia mingeid selliseid kuivi oksi, kui kuskil jäävad ette või neid sama marjapõõsaste tugesid või midagi. Et see on sul aias kogu aeg ja kui ta hakkab siin täis saama, et siis sa lihtsalt põletad ära ja kui biosütt ei tee, et siis saad lihtsalt tuhka oma käepärasest materjalist ja ei ole tuleohtu ka. Et selliseid müüakse Bauhofis või Bauhausis, et selline minu meelest väga mõnus lahendus ja kena näeb aias välja ka. Nii, ühesõnaga, ja see protsess siis käib niiviisi, et järjest põletad, üks hea selline segamise pulk, juhul kui on vaja vahepeal, peaks ka olema. Et mul see biosüsi on nüüd siin põhimõtteliselt nagu juba valmis tegelikult, et juba on söed väga siin põlemise protsessi enam ei toimu, sai meil see sats valmis. Aga põhimõtteliselt on siis niiviisi, et kui sa näed, et kõige pealmised oksad hakkavad nagu pealt juba nagu halliks lähevad, ehk siis hakkavad juba nagu sööstuvad. Tuul teeb oma vempe. Ja hakkavad sööstuma ehk pealt nagu juba tuhaks muutuma, siis sa nende peale paned järgmised oksad. Ehk siis mida see protsess teeb sellisel juhul? Ta takistab hapniku juurdepääsu ja see põlemise protsess ei ole nii kiire, vaid pigem hakkab toimuma siis selline aeglane sööstumine. Et biosöö põlemise protsessis siis tegelikult ei ole sellist suurt leeki,
vaid pigem on selline väike tasane leek, isegi kui sa teed nagu ühes mingis suuremal pinnal, et siis sa väldid sellist suurt leeki ja kui kuskil kohas on põlemine väga aktiivselt hakanud, siis sa lihtsalt paned sinna selle oksakese peale. Ja niiviisi tükitöö, niiviisi siis see biosöe tegemine käib, et siis järjest peenemad oksad, et siis mul siin ongi juba liiga jäme, sest ma tahan siin teiega koos praegu selle protsessi ära lõpetada, et siis ma panengi siit neid peenemaid oksi, lasen neil siin tasapisi põleda, et nagu ei teegi siis mingit sellist suurt lõket või suurt kuhja. Et see võtab tükk aega, et võid arvestada terve päeva või pool päeva, sõltub palju sul materjali on, aga see on ka selline täitsa tore, lahe tegevus. Et kui sa, siin ei saa midagi nagu nässu minna, välja arvatud see, et sa lähed tegelema muude asjadega ja siis sul on pärast see aluse täis tuhka. Et tuhk on samamoodi väga hästi kasutatav aias, nii et tegelikult on see lihtsalt selline õppimise protsess, et sa saad seda asja uurida. Nüüd vaatame need siin. Hakkasid nüüd hoolega põlema, all on kuumust parasjagu ja saame siia siis lihtsalt neid juurde panna. Praegu ma teen lihtsalt niisuguse sõrme otsaga, viskan siia, et lihtsalt näidata teile, kuidas see käib, et seda võib muidugi teha terve selle nõu või aluse mahus siis, mis sul parasjagu võtta on. Et siin on näha ka, et tegelikult osa on tuhastunud, osa mingid jämedamad sellised oksad ja otsad on siin võib-olla veel ei põlegi päris lõpuni ära, aga et siis need lihtsalt sa saad korjata välja, panna oma kompostikuhja sinna kõige keskele, kus kõige rohkem on sellist märga niisket, ütleme rohelist materjali, toorest, mis siis vajab ka sellist tegelikult õhutamist, et kompost ei haiseks. Näed, ja siin ongi siis näha nüüd, kuidas pealt need juba on sööstunud ja siis siia tulekski siis peale nüüd panna järgmised oksad, mida ma praegu ei tee enam, et siis, et nad ei põleks tuhaks, vaid et jääks siis selline süsi. Et siin on näha need väikesed sellised koorukesed. Et siis see ongi tegelikult see päris biosüsi. Ehk siis biosüsi see selline poorne ja selline hea mõnus hotell mikroorganismidele. Ja mis on veel lahe selle biosöe kasutamise kogu selle mikroorganismide teema ja asja juures on see, et kui sa oma aias sellist järjepidevat biosöe tootmist ja kompostiga segamist ja sellist mulla rikastamist läbi viid, siis tegelikult ühel hetkel ma arvan, et sõltub ju aia suurusest ja aga millalgi ikkagi nagu sa saad selle optimaalse biosöe koguse juba kätte enda aia jaoks, sest see ei ole mingi selline protsess, mida sa pead nagu jätkama, sest et kui mikroorganismid asustavad selle biosöe seal mullas, siis see on nende kodu, nende laod ja nad ei hävita seda. Ehk siis kõik, mis laguneb, seda lagundavad ju erinevad mikroorganismid, bakterid ja seened. Et ju nende tegevuse tagajärjel näiteks meil komposti kuhjas, kus on hästi palju sellist materjali, mis nii-öelda komposteerub, aga mida lagundatakse, et seal tõuseb temperatuur.
ja on 3, jämedalt nagu võttes siis 3 liiki baktereid, kes meie komposti töötlevad ja need on jaotatud temperatuuride järgi. Ehk siis ühed on need bakterid, kelle tegevuse tagajärjel temperatuur seal, siis vastavad tingimused peavad olema, see kubatuur ja kõik tõuseb kuni 70 kraadini. Et siis need bakterid on suutelised siis tegutsema, elama sellel temperatuuril ja siis ka nende tegevuse tõttu see temperatuur nii kõrgeks tõuseb. Siis ütleme, et kui siis see protsess on läbitud, temperatuur seal kompostikuhjas langeb, kui sinna uut ei panda, eks ju, juurde, siis hakkavad tegutsema need bakterid, kes toimetavad natuke madalamal temperatuuril, seal 5-60 kraadi juures. Ja siis üks oli vist veel, kes on veel madalamal. Ja kui see komposti siis hunnik täitsa maha jahtub, siis hakkavad seda orgaanikat seal lagundama seened. Nii et see on selline terviklik protsess ja selle jooksul nad siis ka, kui sa oled viinud sinna seda biosütt, sinna kompostikuhja, siis nad asustavad ka siis need biosehotellid ja nad ei lagunda, sellepärast et see on neile koduks. Nii et selline see lugu on. Nii, aga nüüd on meie biosüsi siin valmis saanud, et peal on natukene tuhka, et ma siin enne päris hoogsalt põletasin just neid kuuseoksi ka, et neid on nagu hästi palju ja samas vist ei ole nii väärtuslik just see kuuseoksa tuhk ja biosüsi. Et nüüd on aeg siis teha järgmine etapp ja selleks, et meil kõik see kraam siin nüüd ei põleks tuhaks, tuleb meil see ära kustutada veega. Ja see on selline lahe lugu. Mul on siin juba vesi valmis. Kuna see alus on siis kergelt nõgus keskele ja tal on auk põhjas, siis ma lihtsalt valan siit äärtest, ringi ratast vett. Ja see kõik tuleb korralikult ära kustutada, sest kui siia jääb natukene midagi hõõguma ja ei jää märjaks või vesi voolab kohe ära, siis võid homme tagasi tulla ja sul on terve aluse täis tuhka. Toon ühe täie veel. Mul on siin selline hea tünn, nüüd on lahe heli. Mis on veel lumesulavett veel kühveldasin, kui viimane suurem lumesadu oli kevadel nüüd. Et siis tegelikult seal tünni põhjas on juba ka selliseid mingeid taimejääke, mingit orgaanikat, et juba siit siis saame neid mikroorganisme tegelikult juba lisada. Et sellised vanad tünnid aias on väga hea siis hoida, et kevadel saab noori taimi kasta sellise eelsoojendatud veega ja siis ka biosütt kustutada. Nii. Nüüd siit alt august voolab ülearune vesi välja. Aga nüüd on siis paremini näha, mis siin kõik on. Siin isegi paistavad need kuuseokkad, täitsa selline peenikene ja selline materjal kõik. Nüüd ta on juba kohe maha jahtunud ja siis sellised põlenud kõrred, et need on nüüd kõik täitsa söestunud, enam ei ole seda heledat taimset materjali ja ongi süsi. Ja siin on siis jämedamad ja on ka täiesti näitan teile natuke lähemalt seda materjali, et siin on näha, et on nagu kuuseokkad, siis muu need taimekõrred, siin meil mingi jämedam natukene, näed, täitsa süsi on kõik sees. Võtame mingi jämedama.
näed ka täitsa sööstunud ja selline täitsa süsi on siin sees. Isegi kui jääb natukene mingit midagi, võib-olla see suurem oks, mille ma teie nähes viimasena panin, et siis sellel on ainult see koor ära põlenud, et selle võib vabalt panna lihtsalt kompostihunnikusse. Ja üks vihmaussik on sattunud ka. Ta veel siin vingerdab, ilmselt oli kõik juba jahtunud, paneme ta siia mulla sisse. Nii, aga järgmine etapp, mis me siis sellega edasi teeme. Nüüd sellisena võib öelda vist steriilsena, nüüd see seisnud vesi sai siia peale, ei ole eriti mõttekas seda biosütt mulda või nagu peenardesse panna, sellepärast, et ta on toitainete poolest täiesti lage. Et seal ei ole mitte midagi, seal ei ole mingeid mikroorganisme ja ta pigem hakkab endasse nagu imema siis neid erinevaid aineid, toitaineid, mis seal mullas juba on või seal peenras. Nii et tegelikult selleks, et me saaksime võimalikult kiiresti siis mulda viies nagu selle biosööst, on meil kõige targem praegu teda natuke peenendada, neid jämedamaid osi siin ja segada kohe juba varem valmis võetud kompostmullaga, mis on siin. Ja selline suur ehitustünn on väga hea tugevast materjalist ja ma tõstan siis siia nüüd natukene seda sütt, natukene neid jämedamaid ka ja see vesi muuseas on hästi hea, et see vesi siin niimoodi on, sellepärast, et kuiv biosüsi ongi täitsa nagu steriilne, keegi sinna ei lähe, et need mikroorganismid ikkagi oma eluks vajavad niiskust. Et sellepärast on siis hea, et see vesi ongi juba siin niimoodi mõnusalt olemas. Et siin põhjas on ka natuke tuhka, mõned pulgad jäänud. Nii, selline mõnus materjal. Mis siis nüüd teha saab sellega? Et siin on sellist päris peenikest kraami, eks ju, ja siis need pulgad ka. Aga me saame teha niiviisi, et lihtsalt sellise lauajupi otsaga koputan need siin peeneks. No see on mõeldav siis, kui sul on väike aed ja natukene siin näpuotsaga teed seda biosütt ja kosutad oma aeda, et kui sul on suuremad kogused, siis peab leidma mingi teise viisi. Aga väga ilusasti praegu saab siin selle, näed selle ära peenestada. Nii, ja ongi peaaegu selline hea segu. Albert Bates on üks selline, võib öelda täitsa juhtivaid biosöe spetsialiste, võib öelda, et maailmas, kes peab erinevaid loenguid ja tal on ka videosid, et Albert Bates, et võite guugeldada ja otsida YouTube'ist, tal on neid biosöe valmistamise õppevideoid ka. Et seal Ameerikas nemad teevad peamiselt bambusest, et see on kõik pisut erinev. Aga et siis saate neid nippe ja et tal on kõik muidugi ingliskeelsed, aga saab lisainfot ja kindlasti mingid uuringud ja asjad ka, et ma soovitan kindlasti uurida, kui aega on niiviisi. Ja järgmisena siis on siin meie enda kompostikuhja, siis kompostimuld. Siin on juba näha, et on biosüsi lisatud. Et siia ma tegelikult sügisel juba panin biosütt ja jätsin selle kompostmulla kärusse tegelikult seisma üle talve, et mul oleks kevadel võtta, kuhu ma nüüd homme võib-olla hakkan ülehomme istutama ümber oma tomatitaimi.
mis juba on sellised mõnusalt kasvanud. Nii, mingi kile ka nagu ikka. Niiviisi ja nüüd siis saab selle ära segada. Tal on selline hea niiskus siin juba olemas ja tegelikult võib isegi vett siia veel juurde panna. Nüüd ta on siuke natuke kuiv, et ma toon vett juurde. Ja siis saab selle jätta kuskile seisma, et selline biosöe tegemise aeg, kuigi oksi me korjame, eks ju, kevadel, et teha võib-olla ka nagu siis kevadel varakult, et võib-olla isegi märtsis või rohkem aprilli algul või et see kraam jõuaks sul siin tõmmata, seista mõnusalt. Nii, no nüüd on ta küll ilusasti läbi imbunud ja selline niiske kõik, et ja selle võiks täitsa panna kevadel siis ütleme, et mikroorganismid tahavad ka ikka sellist pigem mitte miinuskraade, aga nad paljunevad ikkagi soojemas seal ligi 20 kraadi juures ja kui sa tahad, et kõik see siin hakkaks ruttu elust kihama, et pane kasvuhoonesse, et kevadel sa võid juba oma kasvuhoone uksed kinni panna ja las seal siis päikse käes temperatuurid tõusevad ja siis see biosüsi seal vaikselt immutab neid mikroorganismi endasse ja las nad siis asustavad sinu pakutavad hotellid ja kortermajad ja siis sa saad ühel hetkel, kui päris õue peenardesse hakkad juba külvama või istutama, saad selle materjali juba nii-öelda mitte kaevata maasse, maad kui kaevata ei soovita, aga siis lihtsalt rehitseda, nii et et see materjal oleks siis nagu seal mullapinna sees. Ja tore on ju teha ise vaatlusi ja järeldusi, et sa võid ju näiteks mingite püsikute või lillepeenrasse näiteks panna seda biosüt selle kompostmullaga niiviisi. Näiteks ühed samad taimed, kui sul kasvavad mitmes kohas, ühte kohta pane seda ja teise kohta ära pane. Ja siis ma arvan, et see aeg on 2 aastat vähemalt, kus sa saad siis võib-olla hakata midagi mõõtma ja vaatama, et kas on midagi teistmoodi või ei ole midagi teistmoodi ja ise sellist vaatlust läbi viia. Kindlasti pane endale kuskile kirja või pane sildid peenardesse, sest ära usalda oma mälu, sest et sul tuleb nii palju toredaid sündmusi ja muljeid oma aias siin suve jooksul peale, et sügiseks sul ei ole enam täpselt meeles ja järgmiseks aastaks kohe kindlasti ei ole meeles. Nii et siis on kahju, kui selline õppeprotsess läheb sul kaotsi, sellepärast et sa unustasid ära, mis sa seal täpselt tegid. Aga niimoodi siis on ja selle ülejäänud biosöe saab siis tõsta lihtsalt ka komposti kuhja ja lasta seal siis tal tõmmata, ka teha võib-olla natukene peenemaks ja niimoodi ta siis seal saab olla, kuni sa selle mulla koos kompostiga sealt ühel hetkel oma peenardesse viid ja siis on ta juba loomulikul teel niiviisi kõik läbi tõmmanud. Et head toimetamist sulle ja tere tulemast siis järgmistesse Aia Akadeemiatesse, kus vaatame juba järgnevaid toredaid protsesse, mida sa oma aias teha saad ja kuidas kõik on ringluses. Aitäh sulle!